Tere, armsad inimesed! See siin on kohvikõrvane ja ma ei tea, kas te sattusite siia meelega või kogemata, aga väga hea meel on, et läbi astusite. Ma soovitan siin häid raamatuid, õieti pigem loen neist ette ja täna on mul plaanis lugeda üks katkend Oskar Lutsu kogumikust Ühe naise kiri. Selle on alles hiljuti välja andnud kirjastus Ilmamaa. Aivar Kull on selle varustanud ka saatesõna kommentaaridega. Ja see on üks ütlemata tore selline väike Lutsu vähem tuntud proosakogumik, kus on mõned sellised, ütleme siis meile tuntud lutsulikud lookesed, ma mõtlen just tonaalsuse poolest, aga mõned näitavad ka Lutsu hoopis teisest küljest, sellisest ilusast, romantilisest ja kuidagi unistavast ja igatsevast küljest, millega me ei ole võib-olla nii harjunud. Mina valisin siit ettelugemiseks ühe katkendi, mis küll pigem siis tuletab meelde sellist Lutsu omas kastmes, aga see tundus tõesti mulle kuidagi nii tore, et ma lihtsalt tahan seda ette lugeda. Ma loen teile ette lõigukese jõulueelsest loost ja see kõlab nii. See sündis juba mitme aasta eest, kuid kirja paneme ta igaks juhtumiseks kas või tänavu, aastal 1924. Sõitsin maale sõbra juure külla ja see vana jomm, muuseas on ta veel praegugi elus ja terve, ei taibanud minuga juba esimesel päeval mitte midagi paremat pääle hakata kui jahile kutsuda. Aga nüüd ütlen kohe ette ära, et jahimees mina ei ole ning rõõmu see sport minule ei paku. Kuid siiski oli pisut piinlik teise kutsele vastu punnida. Seepärast viskasime õlale pikad ja määratu rasked püssikolksamid, nagu suurtükid. Ja ennäe, nii läkski lahti see nii nimetatud küttimine. Sumpasime läbi umbse lume, sõber ees, mina kannul. Ja kannul vist küll hoopis vinge näoga, sest mul polnud lootustki tappa mõnd metslooma või lindu. Selleks olen liig kohmetu. Peaksin enne oma ohvri peale sihtima minutit 25, siis vast, ning veel kord vast, trehvaksin külge. Metsaelanikudel aga on see paha komme, et nad ei taha su püssi ees oodata ja külmetada minutit 25. Nad harilikult tõmbavad saba selga ja lähevad koju vaatama, kas lõunasöök on valmis. Sõbral kui vilund jahilisel muidugi õnnestas. Umbes tunni pärast oli temal juba üks kena lind kotis, mis järgmisel päeval maitses üsna viisakalt. Sõber oli oma saagi peale märgatavalt uhke, kuid just uhkuse eest jumal vist nuhtleski teda. Sama teder, arvatavasti teder, jäigi sel päeval tema esimeseks ja ühtlasi ka viimaseks õnneks. Aga ta oli sitke vaimuga ja sitke kehaga nagu vanapagan. Päälegi olid tal 5 süllapikkused koivad. Mis viga edasi rühkida, kui sa juba kord väljas oled? Teisiti oli lugu minuga. Esiteks on minu liikumisabinõud natuke lühemad kui 5 sülda. Teiseks litsus neetud suurtükk minu pihtu nii raskesti, et oma vaeva ja hää meelega oleksin visanud põõsasse, kui ta poleks olnud võõras. Higine nagu saunalavaline, paar sarvilist ka juba õhku lastud, aga ei sellest kasu midagi. Sõber muudkui lõhub edasi mööda tuisand sood, lase või traavi, kui järele tahad jõuda. Niisugune katkend siis tänaseks sellest raamatust Ühe naise kiri, mille on Oskar Lutsu vähem tuntud proosapaladest kokku pannud Aivar Kull ja välja andnud kirjastus Ilmamaa. Väga armas lugemine, soovitan tõesti soojalt. Ja nüüd, nagu ikka, tänan teid, et tulite, et võtsite vaevaks ära kuulata ja loodetavasti tekitas see lõigukene teil tunde, et tahaks isegi seda raamatut lugeda. Kui huvi pakub, siis kohtume teiega juba nädala pärast. Kõike head seniks!